Eesti moearuande koosolek oli kolmapäeva õhtul siin Tallinnas Kultuurikatlas, kus lisaks moeshowdele on Fashion Weeki raames välja jagatud ka hõbe ja kuldnõel. Tallinna Fashion Week on koht, kus saavad kohalikud moedisainerid näidata oma uusi kollektsioone. Kuldnõela gala on pigem tunnustus meie moeloojatele mitte ainult konkreetsete kollektsioonide eest, aga pikemaajalise tegevuse eest selles vallas. Kuldnõela nominentidele aga eelneb kõigepealt hõbenõela kandidaatide kollektsiooni esitlus. Hõbenõelaga premeeritakse loojad, kelle töö viimase aasta jooksul on enim muljet avaldanud. Pretendente oli 3. Kristiina Jeromans kollektsiooniga Mob Ties, kus ankrumehena tuli lavale Meelis Lao. Aurelia Nurm kollektsiooniga After Spiritus. Ja kolmandana Sandra Luks. Kuldnõela nominent oli samuti 3, kõigepealt ergutas moegurmaanide meeli Karo Lott, kelle kollektsioon kandis nime Eesti suvi. Katrin Kuldmäe kollektsioon Cortina on inspireeritud Itaalia mägipiirkonna ilust ja võlust, seda eestlaslikus vormis. Ja juba korduvalt Kuldnõela on nomineeritud Kirill Sahfonov. Seni ei ole moejumal talle armuline olnud. Sellel korral siis uus üritus. Tõehetk oli käes ning hõbenõela võidab sellel aastal Aurelia Nurm. Aastal 2025 kuulutatakse aga Kuldnõela võitjaks Kirill Sahfonov. Mina naudin oma protsessi, kuna professionaalne meie ühiskond väärtustab mind, siis tõesti ma olen seda väärt. Mis just oli selle kollektsiooni, konkreetse selle võidukollektsiooni inspiratsiooniks? Tänapäevane naine, kes võib olla meie ajal nüüd kaasaegne rüütel, sest meeste ja naiste rollid on muutunud ühiskonnas ja ütleks nii, et naine on nüüd tugevaks saanud ja meeste roll on nüüd pigem naiste poole lükatud niimoodi, et naine on nüüd väga tugev isiksus meie ühiskonnas. Selle aasta žüriisse kuulus ka Soome maailmakuulus disainer Ritva-Liisa Pohjalainen, kes on võitnud ridamisi maailma mainekaid moedisaini auhindu. Näiteks kannavad tema disainitud vormirõivaid lennufirma Finnair töötajad. Millisena tema näeb Eesti moe hetke seisu? Minulla on semmoinen tunne, niin Virossa oltaisiin nyt siinä vaiheessa, kun minä olen ollut nuori suunnittelija ja silloin Suomessa on ollut tämä kulta-aika vaatetuksessa, niin mä toivon todella, että täällä Virossa säilyisi tämä ompelutaito ja sitä kehitettäisiin, että nyt teillä ei tehtäisi yhtä samaa virhettä kuin Suomessa, että tavallaan ajettiin alas tuotanto ja sitten on vaikea saada sitä uudelleen. Moenädala üritused jätkuvad erinevate etendustega kuni homse õhtuni.